21.00. Arma visatakse küll ka esimese viske pealt ära, arma, aga see on kuidagi nii-öelda lihasmärgus sees. Teen pette, vaatan, mida väravamaat teeb, panen väravamahi liikuma ja siis viskan. Jube lihtsalt said jälle Sloveeni joonest viskida. Jah, meil on kuidagi... Hetke pärast jätkame uudistega Aktuaalses kaameras ja selle järel saame põhjaliku ülevaate lõppeva nädala arengutest Ukrainas. Esmaspäeval Terevisioonis. Vaatame üle nädalavahetuse olulisemad spordisündmused. Arutame, mida teha korrusmajade varisemisohtike rõdudega. Jagame nippe maitsva ja teevisliku hakklihakastme tegemiseks ja Tartu korvpallikooli õpilased õpetavad kossu harjutusi, mida igaüks koduõues teha saab. Kohtume kell 6.45. Eesti Galeriides on käimas kevadoksjonid. Ja kui mõne pildi eest ollakse valmis välja käima üle 100 000 euro, siis näiteks neid ilusaid kilutasi mustikke ei tahtnud mitte keegi. Miks? Räägime Eesti kunstiturust täna õhtul Aktuaalse kaamera nädalas. Algul tundus selline võimalus, et tõlkavad, aga pärast nagu tantsib niimoodi. See oli viimane tõlka. Üllatusi teis ettast oli küll. See oli üksi kõik. On viimane aeg hüpata Eurovisiooni rongi. Eurovisiooni laulud täna. Kell 20.30 ikka Eesti Televisioonis. Otsekõnelusi Ukraina ja Venemaa vahel ei tule enne, kui Kreml nõustub kohese vaherahuga. 9. mai pidustused Moskvas möödusid erakordsete julgeolekumeetmete taustal. Ukraina stuudios täna õhtul kindralmajor reservis Neeme Väli ja välisminister Margus Tsahkna. Tere õhtust, need on uudised kell 6:30. Venemaa president Vladimir Putin tegi Ukrainale pakkumise otsekõnelusteks. Rahvusringhääling vajab muudatust rahastamises, ütlevad eksperdid.